See on süstal, mees! Me leidsime Wilsoni! Leidsime endale koopa, kus magada. See ei ole üldse hea, kutid. Praegu on Koit. Issand kallis, vaadake seda praegu, kutid. Me oleme seal, kus džungel kohtub puhta kristallselge ookeaniga. Sest järgmised 24 tundi, kutid, kavatsen ma sellel saarel ellu jääda täiesti minimaalsete ressurssidega. Mul on ainult see seljakott seal. Ja mida me teeme, on see, et liigume praegu alla selle kristallselge ranna poole. Sealt hakkame ellu jääma, kallis. Jah, lähme alla ja vaatame, mis toimub. Lähme. Me just jõudsime sellele rannale, kutid, ja ma higistan juba nagu lesbiline nunn kalaturu lausalt öeldes. Aga vaadake seda kohta. Meil on ilusad valged liivarannad. Meil on lopsakad rohelised mäed ja otse minu selja taga on kristallselge sinine vesi. Tere tulemast Indoneesiasse, kallis! Järgmise 24 tundi, kutid, ma jään ellu väheste ressurssidega. Loomulikult on meil siin kohe lestad olemas. See aitab mind täiesti, kui me sinna välja läheme. Tahame hiljem proovida kala leida ja nagu te näete, mul on seljakotis veel mõned asjad. Vaatame, mis seal sees on. Kõigepealt, kutid, meil on siin see käsioda. See asi võimaldab meil jahtida suuremaid kalu või loomi siin madalas vees. See tuleb meile väga-väga kasuks toidu hankimisel. Järgmine asi, mis meil on droon. Selles pole meile tegelikult üldse abi. Meil on ka Kalipso ülaosa. See kaitseb mind põhimõtteliselt kõigi meduuside ja muude nõelajate eest ning hoiab mind soojas. Meil on lihtsalt GoPro ja GoPro akud. Meil on ka T-särk. See hoiab mind öösel soojas. Hoiab sääsed ja liivakärbsed eemal. Meil on mask ja kindad. Need aitavad meid sukeldumisel. Ja lõpuks meil on viimane ese. Siin on meil teras ja tulekivi. Põhimõtteliselt aitab see meil tuld teha, süüa valmistada, võib-olla muuta osa soolaveest joogiveeks. Ma ei tea, aga sellest on väga-väga palju abi. See ongi kõik. Seljakotis pole enam midagi, kallis. See on kõik, mis meil järgmised 24 tundi ellujäämiseks on. Ma arvan, et see ongi kõik. Leidsime endale koopa, kus täna öösel magada, kutid. Olgu, paneme laagri siia üles. Olgu, väljakutse on seatud. Me ei lahku sellelt rannalt järgmise 24 tunni jooksul. Meil pole süüa, pole vett ega varjualust ja me peame kuidagi siin hakkama saama. Nii et tegevusplaan on järgmine. Ma just panin kogu oma varustuse koopasse otse enda selja taha. Ma arvan, et see võiks olla päris hea koht, kus täna öösel magada, kutid. Aga ma tahan hakata lihtsalt seda rannajoont avastama. Indoneesia randades uhub merikaldale palju prügi ja paljud neist prügitükkidest on minu jaoks siin ellu jäädes tegelikult tõelised aarded. Lähme siis jalutama ja vaatame, mida me leiame. Mis see on? Leidsime mingit assi. Sellest pole eriti kasu. Mingisugune vaht. Hulgaliselt triipuitu. Võime ilmselt osa sellest kasutada tule tegemiseks, aga kõigepealt peame toitu püüdma. Poodle! Pole midagi sees. Vaata siia. See on seepia selgroog. Kui seepia sureb, jääb temast maa selgroog ja need asjad hõljuvad tegelikult mööda ookeani ringi. Ja neid saab tegelikult kasutada viirpapagoide ja teiste lindude toitmiseks ja kõige selle jaoks. See aitab neil oma nokka teritada. Päris huvitav fakt, aga meil pole sellega midagi peale hakata, nii et jätame selle randa. Lähme edasi. Vaata kogu seda prügi. Siin on mõned plätud, väikesed plätud. Meil pole neist tegelikult midagi kasu. Veel pudeleid. Seal sees pole midagi. Olgu, lähme edasi. Vaata seda. Merisiilik. Sellega pole tegelikult midagi teha. Leidsime Wilsoni. Issand. Vaata seda. See näeb välja nagu vana poi või midagi sellist. See asi pidi olema kaua merel huipinud. Tundub, et see on täiesti lömastatud. Aga just seal, see on Wilson. See hoiab meil järgmised 24 tundi seltsi, kutid. Ma võtan selle asja kindlasti laagrisse kaasa, see on kindel. Ja ma olen tegelikult päris elevil. Meil on nüüd seltsiline. Me leidsime Wilsoni. See on nii hea. Ma olen täiega elevil. Olgu, vaatame, mis meil veel siin on. Vaata seda. Meil on kuradi veepudel. Vaata seda asja. See asi on nii vana. Ma ei tea, kas see on värske või mitte, sest see lekib. Ma ei tea, kas te näete seda. See on värske vesi, mees. See on värske vesi. Me leidsime just rannalt pudeli värsket vett. Siin Indoneesias juhtubki nii, kutid. Need pudelid lihtsalt uuvad randa. Nad on merel juba kaua aega triivinud. Wow. Meil on alustuseks värske vesi olemas, kallis.
issand, see muudab mängu täielikult. Siin on hunnik vana õngenööri, kõrit ja muud kraami. See kulub kindlasti kuidagi ära. Ma võtan selle kindlasti kaasa. Nii et meil on vesi, meil on natuke kõit ja meil on Wilson. Ma arvan, et see on hea algus. Viiame selle laagrisse tagasi. On päris kurb seda prügi näha, aga siin on see minu jaoks praegu tõeline aare. See veepudeli kaasavõtmine on minu jaoks natuke riskantne, sest tegelikult ma ei tea, mis seal sees on olnud. Seal võis olla putukaid, loomad võisid sealt juua, see võib olla saastunud. Ma tegelikult ei tea. Viimane asi, mida ma tahan, on Indoneesias haiglasse sattuda. Aga kui te mind tunnete, siis teate, et ma teen selle ikkagi ära. Päris ellujäämissituatsioonis on esimene asi, mis sind tapab. Päike, dehüdratsioon, päikesepiste, see on see, mis sind tapab. See, et me praegu selle koopani jõudsime, on täiesti uskumatu. Ma tunnen, et nagu täitsa kollum, ausalt. Lihtsalt kollum oma koopas. Aga mul tuli praegu üks päris hull idee. Ma tahan proovida ehitada mingisuguse voodi või tooli, kasutades vist seda triivpuitu, mis on siia randa ohutud. Ma arvan, et ma tahan selle tüki võtta. Vaata seda tükki siin. Ma viin selle siia varju alla, umbes siia, kuhu me end sisse seadsime. See on olemas. See ongi põhimõtteliselt meie konstruktsioon. Ma puhastan selle ala ära, ma võtan selle puutüki siit ja panen selle täpselt niimoodi. See saab olema meie väike topsi hoidja. Okei, paljud teist ilmselt küsivad, miks ma oma vee niimoodi paigutasin. Põhjus on selles, et meil on siin üleval väike lekkekoht. Ma ei tea, kas te näete. Kui me paneme selle õigesti püsti, hakkab see lihtsalt välja lekkima. Ei. Täpselt nii. Ma hakkan siia sellist tooli konstruktsiooni tegema. Meil on siin see tagumine tala ja siis on meil see, mille vastu saab toetuda. Ma kasutan tegelikult seda T-särki, mis meil seljakotis on. Ma lihtsalt mässin selle ümber. Nii, oleme põhimõtteliselt loonud selle ülimugava tooli, milles saame täna öösel magada. See on tegelikult nii mugav. Samut haivas. Just nii saabki luua täiusliku, ma arvan, voodi või mis iganes väikese tooli umbes 2 minutiga. Kui tõus peale tuleb, siis kõik loomad, kõik kalad ja kogu selge vesi tuleb sellega kaasa. Ja sealt edasi saame oda haarata ja minna välja ning loodetavasti proovida täna pärastlõunaks mingit toitu hankida, sest praegu on meil, ma arvan, mingisugune varjualune olemas. Meil on see koobas, kus me ööbime, meil on see vesi, võib-olla peame siiski veel natuke juurde otsima. Aga meil ei ole mingit toitu, nii et peame hiljem proovima mingit toitu hankida. Mees, ma arvan, et nad hakkavad neid järgmisel nädalal Ikeas müüma. Need on nii head. Ma ei hakka teile valetama. Ma olen tegelikult selle üle väga uhke. See voodi, tool või mis iganes see praegu on. See on nii mugav, mees. Lihtsalt istun siin ja lõõgastun. Meil on vesi kohe siin olemas. See on natuke liivane, aga tead, liiv pole kellelegi liiga teinud. Nii et see ongi kogu vesi, mis meil on, et hakkama saada. See pole hea, mees. See pole hea. Ma ei tea, kas te näete seda. See vesi seal on täiesti sogane ja saastunud. Kurat! See pole üldse hea, kutid. Wow. Oleksin ilmselt pidanud seda enne joomist kontrollima, issand. Ma läksin vee äärde, et suud loputada, ilmselt soolase veega, ja ma nägin seal midagi hõljumas. Te ei usu, kui vedas meil praegu. Vaadake seda. Ei. Ma arvasin, et meil on kookospähkel, mees. Kurat küll. See on meie esimene leid, mees. See seal ei ole hea juua. See näeb välja nagu kellegi piss, mees. See on rõve. Olgu, me ei joo seda. Mitte mingil juhul ma ei joo kellegi teise pissi. Meil on veel lett. See on ka väga sogane. Kui te näete, siis see vesi on tõesti väga sogane. Ma ei kavatse seda juua. Vaadake seda, vaadake seda, vaadake seda. Just seal. See on palju parem, mees. Just seal on korralik vesi. See näeb palju puhtam välja kui see vastik vesi. Ja see ei ole lahti, ei leki. Nii et proovime ära. Kui te vaid tunneksite, kui kuum see praegu on. See vesi on umbes 40 kraadi. Ja, olgu. See on hea, see on värske, hoiame selle alles. See saab olema meie veepudel järgmise 24 tunni jooksul, just see vesi seal.
tegelikult olen ma sellepärast väga mures, ausalt öeldes. see on väga sogane ja seal on igasuguseid väikseid musti täppe sees. ma ei tea, kas see on lihtsalt minu kujutlusvõime, aga mul läheb praegu vist kõht pahaks. Mida ma teen, on see, et ootan siin varjus 5-10 minutit ja vaatan, kuidas ma end tunnen. Ja kui enesetunne läheb natuke paremaks, peame hakkama toitu otsima. Saame järgmise 10-15 minuti jooksul teada, kas ma olen tõsiselt haige või mitte. Praegu on meil 3 erinevat võimalust. Esimene võimalus on murdlainetest läbi välja minna, aga siis võime rifil tõsiselt viga saada. Teine võimalus on jääda siia madalasse vette ja proovida oda kasutada, aga ma arvan, et vee läbipaistvus ei pruugi hea olla, sest kogu see vahutav vesi segab selget vett. Kolmas võimalus on oodata, kuni mõõn vesi ära viib ja siis proovida nende kivibasseinide vahel ringi vaadata, kas mõni loom on sinna lõksu jäänud. Ma ei tea miks, aga mul on tunne, et saan rifil viga. Mind lihtsalt tõmbavad ohtlikud asjad ja tegevused, mida ma ilmselt ei peaks tegema. Mul on siin kalipso, oda ja lestad olemas. Panen varustuse selga, me läheme sinna rifile, mis on otse minu selja taga. Tundub, et lained on päris korralikud. Ma arvan, et see on meie parim võimalus saada midagi, mis oleks korralik õhtusöök. Me võiksime kindlasti madalasse vette minna, aga siis sööksime ilmselt täieliku jama. Püha taevas küll! Seal hakkab laine tõusma. Tundub korralik. Lähme proovime selle neetud odaga mõne kala kätte saada. Lähme välja. Olgu. Meil on midagi! Issand jumal, mees. Ma olen praegu nii läbi. See oli seal väljas nii ohtlik, kutid. Siil on kindlasti vähemalt 2 meetrit lained, 100%. Me saime lõpuks 2 väikest kala. Siin on see väike kirurgkala ja see siin, natuke parem saak. Aga las ma ütlen teile, ma ei hakka küll koju kirjutama ja vanematele sellest rääkima. Nii palju võin ma öelda. Seal väljas on nii raske toitu saada. Iga kord, kui ma selle käsiodaga sihtisin, tuli laine peale ja lükkas mind kõrvale. Aga praegu olen ma nii läbi omadega. Aga ma olen nii õnnelik. Meil on toit olemas, kutid. Me sööme täna pärastlõunal lõkke ääres värsket kala, enne kui end vist ööseks oma koopasse sisse seame. Nii et mees, ma olen lihtsalt õnnelik, et toit on olemas. Issand jumal, mul pole praegu kellelegi oma tundeid jagada peale Wilsoni. Aitäh sulle, vend, et minu eest hoolitsed. Mees, ma olen ikka täitsa veidrik. See oli tegelikult päris hirmus seal väljas, kutid. Ma ei tee isegi nalja. Seal tulid ikka korralikud 2,5 meetri kõrgused lained selle rifi peal. Ma sõidan päris suurte lainetega, aga see oli ikka väga karm, mees. Jah, aga ilmselt ma ei peaks Wilsonit suudlema. See tegelikult ei aita eriti, aga see on see, mida ma teen. Mida ma tahan praegu kohe tegema hakata, on uurimine. Vaadata täpselt, kust me võiksime mingisugust küttepuitu leida ja ma arvan, et ka need asjad, mida meil enne öö saabumist vaja läheb. Aga ma leidsin siin üleval midagi ülimalt veidrat, mees.
ma leidsin lihtsalt ühe kiivri. Ma oleks pidanud selle asja kaasa võtma, kui ma läksin neetud harpuuniga kala püüdma. See oleks mind riffi ees kaitsnud. Praegu hakkab juba pärastlõuna poole minema, kutid. Nii et ma mõtlen, et tahan hakata natuke küttepuid koguma. Meil on vaja tuli üles teha, see hoiab mind öösel soojas. See küpsetab ka selle kala, mille me püüdsime. Alustan mingisuguse süütepuu kogumisega ja siis saame koguda väiksemaid oksi, suuremaid oksi ja lihtsalt selle tule käima panna, mees. See ongi asja mõte. Asi edeneb. Olgu esimene samm. Otsin mingisugust süütepuud. Kui otsid süütepuud, siis peaksid vaatama midagi, mis on hästi kerge, ohevil ja õhuline. See võtab selle tuleraua sädemest tuld, mis meil on, just selle kookospähkli alt. Nendega on kord nii, kord naa. Mõnikord võtavad need sädet, aga tihti on nad ookeanis ringi liikunud. Seest on need üsna niisked. Tundub natuke niiske. Ma ei hakka seda kasutama, arvan, et leiame midagi paremat. Vaata seda siin, see tundub väga kuiv. Näed, see on hästi kerge ja kohevil. Ma arvan, et proovime sellega. Kui see ei tööta, saame ilmselt midagi muud proovida. Ma ei teagi, kumb on kahtlasem. See on nagu puutükk. Sellest urritavad naelad välja. Ma oleksin peaaegu sellele peale astunud ja siis vaatan kohe selle kõrvale. Vaata seda. See on süstal, mees. Ma oleksin peaaegu sellele süstale peale astunud. See on ikka täiesti hull. Nüüd te teate, miks mu jalad saavad nendel ellujäämisretkedel korralikult viga. Mees, siin on sõna otseses mõttes hunnikutes seda triipuitu. Vaata, siin on nii lihtne puid kokku korjata. See on ideaalne. Meil on siin kohe meie laagri platskutid. Siin ma kavatsen täna öösel magada. Nii et ma teen lõkke just siia. Siia ma tahan selle käima saada ja nii edasi. See annab mulle öö läbi sooja. See hoiab eemal ka kihulased, liivakärbsed ja sääsed. Kogu mu puuvaru on siin olemas. Sa näed seda. See on kõik valmis. Nüüd koorin natuke seda kookospähklit. Sa näed, kuidas ma seda lahti rebin. Ma tahan selle hästi õhuliseks ja kiuliseks teha. Loodetavasti see võtab sädet. Mul on raske seda tuld käima saada, kutid. Ma ei hakka valetama. See kookospähkli kiudkest ei võtnud sädet, nii et ma lihtsalt läksin jalutama. Ja ma arvan, et me võime olla just kulda leidnud, sest selle paganama palgi või mis iganes see on, sees on kõige kergem ja kiulisem materjal, mida ma oma elus näinud olen. Nii et kui see sädet ei võta, siis ma ei tea, mis veel võtaks. Kas tahate kuulda häid või halbu uudiseid? Issand jumal, ma olen nii lootusetu. Ma leidsin just parima süütematerjali. Vaadake seda, surnud rohi, kohe siin. Kas tahate teada, mis on halb uudis? Mul pole millegagi seda süüdata. Ma ei tea, kuhu see kadus. Ma jätsin selle siia kuskile, aga see on kadunud. Ma olen seda igalt poolt otsinud, nii et mul pole mingit võimalust tuld teha, kui mul pole millegagi seda süüdata. Issand jumal. Olgu, me ei lase sellel kalal raisku minna. Me saime selle pärast täna hommikul riffil korralikult peksa. Nii et ma teen nii, et lähen pesen selle puhtaks. Ja ma arvan, et me sööme lihtsalt sashimit, kallis. Olgu, lähme peseme selle kala puhtaks. Võtame oma kalasid kaasa. Meil on meie kala käes. Olgu, viime selle alla. Plaan ei läinud päris nii, nagu tahtsin. Ideaalis oleksin tahtnud lõkke üles teha, sest see hoiaks mind täna öösel soojas. Aga vähemalt saime selle T-särgi. Peame need sashimi stiilis ära sööma. Nagu näete, oleme just oma kala puhtaks pesnud. Mis ma nüüd teen, on see, et mul pole sellel katsel praegu nuga. Nii et muud moodi ma seda teha ei saa. Ma panen oma sõrme siia päraku auku. See ei kõla just kõige paremini, eks? Aga ma ajan selle lihtsalt kogu pikkuses läbi. Näete ise, siin see on. Kui sa tõmbad selle kogu pikkuses läbi ja tõmbad üles, peaksid saama pea ja kõik sisikonna korraga välja. Just nii. Nagu näete, olen selle kala nüüd täiesti puhtaks pesnud. Ma haaran lihtsalt naha ja tõmban selle ära. See on valge liha. See on hea sashimi. Vaata, see pole midagi, mida sa saaksid uhkest restoranist, aga see on kütus, mis aitab mul edasi minna. Ma ei hakka teile valetama, see sashimi oli täitsa okei. Annaksin sellele ilmselt 6 või 7 punkti 10. Aga ausalt, ma oleksin väga tahtnud mõnusat grillitud kala otse tulelt, krõbedat ja sooja. Issand küll, nüüd peame ka öö ilma tule soojuseta üle elama. See saab lõbus olema. Olgu, meil on natuke vett, mille me varem leidsime. Lihtsalt püüan seda nautida.
maitse polegi väga imelik. Kõik on korras. Mina ja Wilson, me lihtsalt puhkame praegu. Ma üritan kõik need kalasoomused ja naha ja muu oma hammaste vahel kätte saada, mees. Oleksin eelistanud mõnusat tule kohal küpsetatud kalalõkke kohal, aga ma olen idioot ja kaotasin selle tuleraua ja tulekivi ära. Issand jumal, ma lihtsalt loodan, et meil ei hakka täna öösel külm. Loodan, et sääsk ei ole liikvel, sest tavaliselt on lõke minu päästja. Meil on pikk öö ees, kutid. Palun olge minuga. Nagu näete, meil ei ole enam eriti valgust jäänud. Kogu see valgus on peaaegu kadunud. Ma poen poodisse. Panin selga oma teesärgi. Loodetavasti hoiab see mind terve öö soojas, kutid. Aga te peate minuga koos olema, sest ilma lõketa tuleb üksildane öö. See on kindel. Nii et siin me oleme. Siia jäämegi ööseks. Tegelikult on päris mugav. Me oleme siin koopas. Mul on see voodi valmis pandud, mille ma ise tegin. Ja ärge unustage, meil on seltskond ka. Meil on Wilson siin. See olemegi meie. Kui öö jooksul midagi hullu juhtub, annan teile teada. Aga näeme homme varahommikul. Sa saad koidikul siit välja. See on kindel, kallis. Me saame siit välja, Wilson. Okei, ma arvan, et praegu on ilmselt umbes 2 või 3 öösel. Ausalt öeldes ma eriti ei maga, aga tuul on just tugevamaks läinud. Lained löövad endiselt tugevalt vastu, aga arvan, et 2-3 tunni pärast tuleb koit ja siis saame siit minema. Tere hommikust teile, kutid. Issand jumal, praegu on koit käes. See oli üks pikimaid öid, mil ma olen oma elus maganud, mees. Olen liivaga kaetud. Oleme suutnud viimased 24 tundi siin Indale kaugsel rannikul ellu jääda ilma toidu, vee ja varjupaigata. Ma ei suuda isegi rääkida, mees. See öö oli liiga pikk. Ma pakin kõik kokku ja me läheme siit kohe minema. Lähme. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage laikida ja tellida. Ja kohtume teiega järgmisel metsikul seiklusel. Palju armastust! Jihaa!